Garmin Forerunner 935. Praegu peaksin siis vaatama, kuidas seadistada oma jooksu. Mina seadistan praegu jooksulehekülge, aga samasti võib seadistada kõiki teisi spordilehekülgi samamoodi, sama süsteemi alusel. Tavaliselt ma selleks valin jooksmise. Ja siis ma pean vaatama siia vasakule ja keskmisele nupule. Seda tükk aega alla hoidma. Run settings. Data screens. Ma praegu näitan siin igasuguse eri variante. Esimene variant on kohe, et siis vaata, et mitu välja sul siin ekraani peal on. Minule meeldib alati 4. Layout ütlebki, et saad valida, mitu välja sa tahad, et on ekraanil. Siin on 3 praegu, siin on 4. Ma jätan, see on mu lemmik, aga ma näitan uuesti. Ka niimoodi on asenda võimalik. 1 väli on ainult lehekülje peal, 2 välja, 3 välja, 3 välja, mis siin oli? Siin on 3 välja. Siin on 3 välja, millel on tekstid juures, mida sinna näha on, ja siis on 3 välja, millel on ainult andmed, millel ei ole teksti juures. Siin on 3 välja teise paigutusega. Ja siin on 4 välja. Ja selline paigutus on minu lemmik. Selline mulle meeldi, sest ma olen harjunud selle paigutusega. Igasugusel spordialal saab teha samasugust, ma ei tea, kas igale veel saab, aga no enamasti. Golfi kohta ma ei oska midagi kommenteerida. Valisin ära, et 4 fiils ehk 4 välja. Esimesel väljal minul on oma süsteem. Igal inimesel on võib-olla oma süsteem, aga minul on oma süsteem. Mina tahan, et esimesel kõige ülemisel väljal on mul alati pulss. Ükskõik mis kella ma kasutan, alati pulss. Siin on valida pulss, keskmine pulss, pulsitsoonid, aeroobik, anaeroobik, mingi maksimaalne, mingi protsent, mingi keskmine maksimaalne, ringi pulss, ringi keskmised, et võtad, siin on nii palju asju võimalik valida. Ma tahan lihtsalt tavalist pulssi. Teine väli. Mina tahan alati, et teine väli on keskmine kiirus. Ehk siis mitte lihtsalt kiirus, aga keskmine kiirus. Aga siin on veel ringi kiirus, viimase ringi kiirus. Mina tahan, et on mul keskmine kiirus. 3. väli. Ma tahan alati, et on aeg. Aega on võimalik valida aeg, ringi aeg, viimase ringi aeg, keskmise ringi aeg, veel mingisugune aeg, multispordi aeg, kui teed näiteks triatloni. Mina tahan, et on lihtsalt aeg. See on üldaeg. Ja 4. väljal ma tahan alati, et on distants ehk siis kilomeetrid. Distantsi väljad. See on distants, lättdistants, on ringi pikkus, viimase ringi pikkus. On lihtsalt distants. Ja nüüd on see olemas. Nüüd lihtsalt lähen back'iga ja lähen veel back'iga. Vajutan jooksmisele. Pulss. Nüüd hakkas seda GPS-iga koordinaate otsima, et saaks kohe trenni alustada. Sellepärast pole siin seda pulssi asja näha. Keskmine kiirus, mis on siis minutid kilomeetri kohta. Jooksu aeg ja jooksu üldaeg ja jooksu üldkilometraaž. Mis siis mu teine lehekülg on? Teisel lehekülje peal on ainult 3, see on standard, mis kellas oli originaalis. Siis on veel ekstra pulsitsoone näha, ekstra on lehekülje peal ja tänapäev. Aga igas kellas ma alati koostan selle, mis mulle meeldib. Nüüd, et ma tahan veel muuta, run settingsid, data screens, see on esimene lehekülg, mis ma juba paika panin. Teise lehekülje
ma tahan samamoodi 4 välja. Miks võtta vähem, kui on selline kell, siis peab ikka 4 välja olema. Ma lihtsalt ei kujuta ette, kuidas ma kunagi vanasti sain vähemate väljadega. 4 välja on valitud. Esimene, see on nüüd teine ekraan ja ma tahan jälle, et pulss on üleval. Lihtsalt meeldib kogu aeg, ma tahan näha pulssi. Teisel väljal ma tahan näha ringi keskmist kiirust. Ringi kiirust, see on siis ringi aeg. Ehk ütleme, et esimese kilomeetri on tehtud, ütleme, et kui ma jooksen mingit lõike, võt sellisel juhul, kui ma jooksen mingit tavalist jooksu, siis see mind ei huvita, aga kui on mingisugune lõigutrenn, intervalltrell, mingisugune mäkkejooksud või siis ma tahan näha, mis on see lõigu täpselt selle ringi aeg, selle ringi kiirus. Kolmas väli on ajaväli, siis ma tahan näha, et on ringi aeg. Ja 4. väli on ringi pikkus. Saab jälle asukohta muuta või kustutada. Asukoha muutmine tähendab seda, et kui mul praegu on esikohal selline lehekülg, kus on pulss, keskmine kiirus, aeg, kilomeeter, distants ja teisel kohal on pulss ja ringiasjad, siis näiteks kui ma tahan, et ringiasi või ükskõik mis lehekülg oleks mujal, siis see märk tähendab, et siin saab vajutada ja saab muuta. Reorder, nüüd ma saan seda liigutada esimeseks. Ja nüüd on nõnda, et kõik ringiga seotud asjad on mul esimesel leheküljel ja teisel leheküljel on ilma ringita. Aga kui ma teadistan endale, siis ma ikkagi teen nõnda, et mul see on ikkagi põhiasjad on esimesel lehekülje peal. Siis teisel on siin praegu pulss, kell. Saab juurde panna. Run Dynamics, mina saan seda kasutada, sest mul on spetsiaalne pulsirihm, mis ma ümber kere panen. Kui seda ei ole, siis on vist mingisugune running boodiga võimalik neid asju saada, aga põhimõtteliselt kui neid asju ei ole, siis seda spetsiaalset pulsirihma ei ole, siis neid ei ole mõtet ka vaadata või sisse lülitada. Aga see lülitamine, ja siin on kirjas, et kui sa neid vastavalt seadmeid kasutad, siis see tuleb välja. Aga ma kustutan selle nüüd uuesti ära. Sellepärast, et ma ei pane seda praegu sisse. Ma olin praegu selle, et ma tahan veel midagi juurde lisada. Siin Run Dynamicsit, jooksudünaamika, neid ma siis ei lisa praegusel hetkel. Virtuaalpartneriga paljudes Karmeni kelledes on selline olemas. Ma ei ole seda elus kordagi kasutanud. See on põhimõtteliselt, see on nagu jooksaksid sõbraga koos, ainult et sõber istub sul ekraani peale, näitab, et kas ta on sinust ees või sina oled sõbrast ees. Ma ei ole seda kordagi jooksnud, sellepärast, et ega ma ei saa ju üle oma võimete joosta. Jooksen ju nii, nagu suudan ja kui ma määran kellale, et see virtuaalne partner jookseb mul sellise kiirusega, aga ma ise ei suuda sellise kiirusega joosta, siis ja mis mõnu see siis on, et jah. Jah, set minutes. Ühesõnaga, seda ma ei taha. Aga praegu see on kogemata panin ette nõnda, et virtuaalne nii-öelda sõber siin jookseb mulle antud hetkel ajaga 5:45, aga ma kustutan selle ära uuesti. Mis siin veel võimalik valida on? Run dünaamikat juba vaatasin, jooksudünaamika virtuaalpartner kaarti, las see olla, selle ma võtan. See ei ole detailne kaart, et see kaardile ilmub, ma panen selle, siin on võimalik valida layout, reorder. Ma panen talle siia mingid asjad ka peale, et siis ei ole lihtsalt kaart, aga siis on näiteks 2 välja olemas. Täpselt. Siin on võimalik 1 väli, 2 välja. Ma panen 2 välja. Esimene väli, timer.
las olla üldaeg. jah. Ja teine väli las olla ülddistants. Ja reorder. Ma ei taha, et kaart on viimane, ma tahan, et kaart on jälle enda kellaaega. Nüüd on see paigas. Vaata, mis ma siis nüüd teinud olen siin jooksul. Üks lehekülg, teine lehekülg, 3. on ikka see pulsi lehekülg, 4. on see kaardi lehekülg ja 5. on kellaaeg. Aga ma tahan jookstes veel muuta. Run settings. Data screens. Ma tahan neid lehekülgi. Ma ütlen, et neid custom data screens saab kokku panna minu meelest 10 tükki. 2 tükki on mul juba pandud. Nii et kokku saab veel 8 tükki panna. Ma ei hakka neid siia juurde panema, sellepärast et muidu ma võin ühe kiiresti panna. Ja ma panen uute näitudega. Ma panen siia jälle 4 välja, et maksimaalselt ära kasutada. Esimeseks väljaks ma panen elevation. Siin on igasuguseid asju võimalik vaadata. Ehk siis elevation, siis kui kõrgel oled. Kui just küll matkal käia, siis mulle meeldib seda vaadata. Ma panen lihtsalt tavalise elevationi. Siis mis mulle veel meeldib vaadata. Kui ma teen näiteks mingid mul on tavaliselt ikka rohkem läbi mõeldud need ekraanid, aga praegu ma teen kiiresti. Other field. Siit saab kaloreid, patareid. Näiteks kui teha mitte pikka trenni, siis on hea näha ju palju sul veel patareid on alles. Siis tead, et kas peab laadima, eriti mingitel ultrajooksudel, aga mina sellega ei tegele. 3. väljaks ma panen jälle Other field ehk muud väljad. Laps, ringiaeg. Jah. Mitte ringiaeg, aga mitu ringi ma olen teinud. Kui ma teen mingid kordusi ja ma ei viitsi ise lugeda neid või läheb meelest ära, siis vähemalt kell loeb, et mitu tükki ma olen juba teinud. Other fields, patarei level, selle võtsin, GPS. Laps, sunrise, sunset, time of day. Nii, mis ma siis siin veel võtan? Patarei. Las see olla, siis on kell. Et panen seda asukohta, muudan. Reorder. Nagu ma ütlesin, selliseid ise kujundatud asju saab kokku panna 10 lehekülge. Praegu mul on 3 tehtud. Esimene, teine, 3. Nii et 3 on olemas, 7 tükki saab veel teha. Siis on, eks ju, südamelehekülg, kaardilehekülg, kellalehekülg. Ja siis saab panna veel virtuaalpartneri lehekülg, muusikakontrolli lehekülg. Ja siis saab panna veel, mis seal veel oli? 2 jooksudünaamika lehekülge. Nõnda, et neid lehekülgi palju siin vaadata saab, on väga palju. Niimoodi saab muuta run'i neid settinguid, walk settinguid, data screens. Igal aktiivsusel saab samamoodi neid muuta. Ja kui ma nüüd tahan ära kustutada ühte data screen'i, võtame selle pulsi, võtame näiteks maha, et ma ei taha seda, siis kustutamine käib lihtsalt niimoodi, remove, yes. Kõik muu jääb alles.